Tere, mu armas eheda elujõu otsija. Täna ma annan sulle 4 nippi, kuidas elada üle sügistalvine kaamas. Paljud teist juba mõtlevad, et mismoodi ma pean hakkama saama selle sombuse ja pimeda aasta ajaga, et võib-olla peaks ära kolima üldse Eestist. Jõud saab otsa ja tuju on kehv ja asju on teha niivõrd palju. Aga jää siiski siia ja kuula mind ära. Esimese asjana ma soovitan sulle, et tõesti mine selle aasta aja rütmiga kaasa. Sügisel ju loodus tõmbab ise endasse, et hakata puhkama, et vajuda talveks unne, et koguda jõudu uueks õitsemiseks. Ma saan aru, et sul on juba puhkus ära puhatud, Eestis ei saagi teisiti, kui peab nautima seda imelist suve ja kõike seda head endasse tõmbama. Aga kui sa oled oma päeva igapäevased hädavajalikud asjad ära teinud, siis vaata üle, mis on need muud asjad, mis ei ole nii hädavajalikud ja äkki sa saad nendest loobuda. Et jäta selleks pimedaks ajaks kõrvale kõik see, mis sind ei teeni, et puhka rohkem, vaata rohkem iseenda sisse, võta aega iseendaga olemiseks, oma lähedastega rahulikuks olemiseks, mis sa näed, et see teenib sind. Ning mine õhtul varem magama, sest see on see, mida me pimedal ajal peaksime tegema, et oma akusid laadida. Ära pane neid säravaid tulesid põlema, lülita telekas kinni, arvuti kinni, nutitelefon pane ära. Ja mine voodisse ja maga vähemalt 9-10 tundi iga öö, et taastada oma jõuvarusid. See tasub ennast väga ära. Et need tunni või 2, mis sa õhtul viibid nutiseadmetest või teleka ees, et see ei anna sulle seda jõudu, et see pigem väsitab sinu keha ja võtab ära seda energiat, mida sa magades saaksid taastada ja lisaks see ebaloomulik valgus mõjub ka kehale lõhkuvalt. Et ole enda vastu armas ja puhka rohkem. Minu teine soovitus on see, et toitu aastaajale vastavalt. Suvel sai söödud palju värsket, aga nüüd on aeg süüa seda, mis on salvedesse pandud, mis on mõeldud talveks. Ja super talvetoit muidugi on juured. Taimed koguvad juurtesse kogu oma eluenergia, et see seal talletada, et pärast saaks uuesti edasi kasvada. Ning see on ka see, mida ma soovitan sinul talvisel ajal hästi palju süüa. Teine asi kindlasti on ka teravili, mille me saame talveks salve panna ja mis sobib hästi talvisel ajal. Ning need mõlemad asjad peaksid olema kindlasti kuumtöödeldud. Sellepärast, et nii köögiviljas kui ka teraviljas, ju toitained on kõvasti kiudude küljes kinni, me toorest ei omanda neid. Ja lisaks sellele on ju seal toores sees nii palju antitoitaineid, millega taim ennast ärasöömise eest kaitseb. Kui me selle kuumtöötleme, siis suurem osa sellest laguneb ära. Aga kui me sööme seda toorest peast, siis kipuvad need antitoitained meie oma keha ka niimoodi vaikselt aegamööda hävitama. Et söö kindlasti kuumtöödeldud. Jäta kõrvale kõik salatid, tomatid, kurgid. Ning ma ütlen sulle ka seda, et ära söö puuvilja. Kindlasti mitte eksootilist puuvilja. Kui sa väga tahad õuna ja pirni, siis pane näiteks ahju või siis tükelda ära ja prae panni peal. Sest kui sa seda teed, siis sa saad lisaks sellele veele ja suhkrule, mis sa toorest puuviljast kätte saad, ka need mineraalaineid, mis on õunas ja pirnis hästi kõvasti kiudude küljes kinni. Niimoodi sa toetad oma keha oluliselt rohkem. Ning kindlasti on talvisel ajal või üleüldse kogu aeg vaja süüa liha, süüa loomset valku. Kui sul on selle söömisega raskusi, siis söö seda eraldi toidukorrana ja kui vähegi võimalik, siis tarbi ainult mahepõllundusest pärit kraami. Talvel toida ennast võimalikult palju. Muidu vanasti talv oli selline rasvasöömise aeg ja rasvast energia saamise aeg, aga tänapäeva inimestel kipub rasvast energia saamisega olema raskusi. Juukseanalüüsi tehes me näeme, et suurem osa inimesi on aeglased oksüdeerijad ja nemad ei suuda eriti rasvast energiat kätte saada. Seetõttu on ka paljudel seda ketodieeti väga keeruline jälgida, sellepärast et nende keha lihtsalt on sellises seisundis, et ei suuda rasvast energiat saada ja kogu aeg on nisud üleval. Nii et keskendu siis rohkem juurviljale, teraviljale, pane sinna natukene head loomset rasva juurde, söö iga päev natukene head loomset valku ja kui sul tekib puuviljaisu, siis pane õun, pirn, ahju või prae seda panni peal. Niimoodi sa hoiad ja toidad oma keha oluliselt paremini. Et kolmandaks, kuna valgust on vähe, siis püüa kätte saada see vähenegi, mis üldse võimalik on. Et hommikul võiks esimese asjana pärast ärkamist minna kas 5 minutiks välja loomuliku päikesevalguse kätte või siis teha aken lahti ja istuda kas see 5 minutit akna peal.
No nüüd varsti läheb muidugi nii pimedaks, et siis peate selle hilisemaks lükkama, et tõenäoliselt ei saa seda ärkamise ajal teha, aga tehke seda siis mingisugusel muul ajal järele. Ja kui vähegi võimalik, siis liikuge väljas iga päev 30 minutit. Et ärge minge sinna umbsesse ja tehisvalgusega jõusaali aeroobikat tegema, minge parem õue, minge metsa, maandage ennast, jalutage, tehke kepikõndi, käige suusatamas, et nautige seda loomulikku, mis elul sulle pakkuda on, seda värsket õhku, seda päikeseenergiat, isegi siis, kui pilved on ees. See mõjub sulle väga palju paremini kui trenn kusagil sisetingimustes. Nii et ära jätta ennast sellest valgusest talvel ilma, see on sinu jaoks ülioluline. Ning kuna talvisel ajal meie laiuskraadil päikesest valgusest ei ole võimalik D-vitamiini sünteesida, siis võtta kindlasti D-vitamiini juurde. Täiskasvanu doos 4000 rahvusvahelist ühikut päevas. Aitab sul kindlasti energiat toota. Ja minu 4. nipp on see, et hoia ennast soojas. Pane omale kõik mütsid pähe, sallid kaela, kindad kätte, soojad vammused üll, hoia oma jalad soojas. Isegi siis, kui sa tunned, et sul on palav ja sul ei ole seda vaja, ikkagi pane, sellepärast, et kerge riidega väljas olles sa annad oma elujõudu ära ja sa ei taha seda teha, eks ole? Nii et vatid selga ja käige talvisel ajal mõnuga saunas, soojendage ennast seespoolt teega, mõnusate soojade jookidega ning hoidke oma eluenergiat. Ilusat sügist ja talve sulle!